Tere tulemast kuulama ja vaatama jälle järjekordset Raplamaa podcasti. Meil on neid seal YouTube'is ja Spotify's juba päris kõvasti, nii et minge uurige, saate Raplamaa eluga põhjalikumalt kurssi. Täna jälle järgmise podcasti aeg ja hakkame rääkima Kohila valla inimestega ja hakkame rääkima, ma ei teagi, kas nüüd sellisel, ikkagi suht tõsisel teemal siis või mina ei tea. Sotsiaalvaldkond ja lastekaitse, see tundub kogu aeg, et nagu neid sõnu nagu kasutad, seal on mingi jama kohe. Kui sellist sõna kuskil kuuled, siis järelikult seal taga on kohe mingi jama või mingi lahendamist vajav asi. Ma ei tea, kas see on nüüd nii, siis ei ole igal juhul Kohila vallavalitsuse sotsiaalnõunik Angela Põder on stuudios, tere! Tere! Ja lastekaitsespetsialist Karmen Metsalu. Tere! Tere! No võt, siis on siis nii, et kui on lastekaitse ja kui on sotsiaaltöö, siis tuleb pigem ikkagi lahendada probleeme. Mingid rõõme ka on või? Alati ei tule lahendada probleeme, et mõnikord tuleb leida lihtsalt lahendusi olukordadele, aga rõõme on meil ka. Rõõme on meil oma jagu. On jah? No rõõme ikka leidub, aga kahjuks tihti see nii on. Et sotsiaalosakonna ja lastekaitse poole ei pöörduta ilma mure või probleemita. Mis sellist tööd siis tegema paneb? Ei tundu just kõige lihtsam töö, on lihtsamaid, kuidas elus kuidagi läbi minna või? Meeldib ikka ja on kogu aeg meeldinud, jah? Ikka meeldib, kogu aeg on meeldinud. Ja mis seal siis meeldib? Uues aasta meeldib. Mis asi seal meeldib siis? Mis seal meeldib? No miks sa kandideerisid üldse, miks sa teed seda tööd üldse? No ilmselt sellepärast, et kuidagi on elu nii viinud, et erinevate sotsiaalvaldkonna tegevuste kaudu olen ma siis täna jõudnud siia, kus ma olen ja see, mida ma teen, mulle väga meeldib. Et olen sellega rahul. Ja mul on hea meel õhtul, kui ma lähen koju. Tunne on õige, nii et veel jätkan. Karmen, sama lugu, jah? No tihti on ka see, et sotsiaalvaldkonda jõutakse teatud elukeerdkäikude mööda või kaudu. Et miski pärast mingi asi ju tõmbab sinna. Lihtsalt raha pärast seda tööd teha, lihtsalt, et mul on nüüd palka vaja, on väga keeruline. Ehk siis mina jõudsin sinna tänu sellele, et mul on erivajaduse klaps. Ja täna mulle väga meeldib minu töö. Ja siiamaani teen seda hea meelega. Ütlesid, et lähed koju hea tundega. Ma just mõtlesin seda, et kui hea tundega sellise töö pealt nagu koju minna on või kuidas ennast nagu välja lülitada sellistest päris sellised keerulised vaimsed küsimused on ja probleemid, et lähed koju ja pea on täis mõtteid ja muresid või siis oskad ennast kenasti välja lülitada ja ei mõtle rohkem õhtul midagi ja hommikul jälle uuesti või? No on neid päevi, kus ikka mõtled õhtul ka, aga ajaga see enda välja lülitamise oskus areneb ja ma arvan, et täna mina olen väga heas kohas, et ma suudan õhtul peale tööd tegeleda teiste asjadega, mis on mulle olulised, aga ma võin ikkagi kinnitada, et päris nii ei ole, et 8-5 ja siis tööpäev lõpeb, et sotsiaalvaldkond on paratamatult see, kus siis kui on mure või probleem, mis tuleb ära lahendada, et tuleb ka see arvuti õhtul lahti teha. Ja... Kas inimesed justkui, kelle probleeme sa pead lahendama, nad justkui eeldavadki, et sa oled kogu olemas? Ma arvan, tänaseks enam ei eelda, aga eks inimesed on erinevad ja ootused on erinevad, et see sõltub täitsa inimesest. Lastekaitse spetsialisti töö tundub eriti selline vaimselt pingeline kuidagi. Kuidas sina ma ei ütleks, et see nagu pingelisem on kui sotsiaalnõunik või sotsiaaltöötaja. Aga kuidagi on minul olemas see mehhanism, et ma suudan ennast välja lülitada ja tegeleda kodus oma pere, oma aia, oma loomade ja oma toimetustega. Et eks muidugi samamoodi on juhtumeid, mis jäävad ikkagi õhtul kripeldama ja mõtled magama minekuni. Ja nii nagu Angela ütles, kui on vaja teed ka õhtu väga hiljasel arvuti lahti, teed ka selle nädalavahetusel lahti ja on inimesi, kes ootavad, et sa oled 24/7 kätte saadav ja neile on siis seetõttu vaja ka selgitada, et kui on hädaolukord, siis meil on politsei, kiirabi, tuletõrje. Päris hea oskus tegelikult ennast niimoodi välja lülitada, et väga täiesti nagu välja lülitada ka ei saa, sest probleemid on päris suured mõned ja need tuleb nagu enda jaoks sul endal ju tegelikult ära lahendada ja ega sellest väga palju kasu pole, kui sa neid ei lahenda, vaid lihtsalt ennast välja lülitada, et selline tasakaalu leidmine on päris keeruline.
aeg-ajalt on, aga üldjuhul noh, nii nagu Angela ütles ka, et see oskus tegelikult tuleb ajaga. Esialgu kindlasti, kui sa alustad seda tööd, kas siis sotsiaaltööd või lastekaitset, siis sa võtad neid muresid ja probleeme rohkem koju ka, sa analüüsid neid rohkem, aga lõpuks sa tegelikult tunned, et see hakkab sind niivõrd kurnama, sa ei saa enam oma elu elada, sa ei suuda oma perega tegeleda, oma sõpradega suhelda, et siis kuidagi on vaja leida, kas sa tuled sellega ise toime või siis leiad sa endale superviisori, mõne nõustaja, kellega siis neid asju arutada. Kuidas siis Kohila vallas sotsiaalvaldkond areneb või on arenenud, ütlesid 6 aastat oled toimetanud juba? Kohilas olen toimetanud peaaegu 2 aastat, novembris saab 2 aastat. Millised see arengud on või kas seda nagu, sina muidugi tead neid arenguid paberil ja mingisuguseid plaane, mis on täita vaja või täidetud, aga kas tavainimene ka seda kuidagi märkab? No, ma arvan, et märkab küll, et kui me tegelikult selle hetkel, kui mina valda tulin, tuli ka kogu meeskond põhimõtteliselt uuena, et selle ajaga on siis kirjutatud erinevaid projekte. Üks asi, mis võib-olla jõuab väga paljude inimeste sellisesse igapäevaellu, on koduteenuse projekt olnud, kus siis toetame inimesi võimalikult kaua nende enda kodudes toime tulema, olema aktiivsed, osalema ühiskonna elus väljaspool kodu. Ja teine osa sellest arendustest on täna Kohekeskuse teemad, et oleme siis planeerinud ja kirjutanud projekti Kohila heaolukeskuse arendamiseks, mis siis on positiivse rahastuse riigilt ja ma arvan siin 3-4 aasta jooksul võib näha, et siis Kohilasse ehitatakse uus ja siuke väga äge heaolukeskus, kuhu siis erinevad teenused koonduvad, aga eelkõige on see keskus ikkagi mõeldud eluruumi tagamise teenuseks, aga seal on siis veel juures ka tegevuskeskus ja võib-olla kombineerime seda veel erihoolekande teenustega. Päris keeruline. Tänapäeval pannaksegi igasugustele huvitavatele asutustele ja hoonetele mingisugused sellised nimesid, et täpselt enam ei saagi aru, mis see siis on. Kuidas seda ühesõnaga kokku võtta, see ei ole hooldekodu, see ei ole vanadekodu, see ei ole sotsiaalmaja. See on heaolukeskus. Heaolukeskus. Ehk siis kohe Kohila heaolukeskus. Kes seal siis käivad ikkagi, mis nad teevad seal? Seal on inimesed, kes seal elavad kogu aeg ja samas on need inimesed... Sotsiaalpind nagu inimeste jaoks, nii. Ja lisaks on need inimesed, kes käivad siis päeval seal teenuseid saamas. Mis teenuseid? No näiteks tegevuskeskus, kus siis tegeletakse ja pakutakse erinevaid igapäeva eluga seotud töötubasid või toiminguid. Kellel neid pakutakse? Mis alusel neid valikuid tehakse siis, kes sinna nagu oodatud on ja kellel sinna asja pole? No, abivajaduse hindamisest lähtuvalt, ja see on juba niisugune pikem asi, millega iga sotsiaaltöötaja ja lastekaitse igapäevaselt siis rinda pistab. Teeb su elu kuidagi lihtsamaks ka siis, et see hoone sinna kerkib või asutus? Igal juhul, et täna meil ongi olukord siis, kus siis elukondlik kinnisvara, kus siis elavad inimesed täna nii sotsiaalruumides kui munitsipaalruumides on amortiseerunud ning vajab uuendamist. Ja siis see keskus annabki selle võimaluse, et me saame päriselt tegeleda nende inimestega, pakkuda neile ööpäeva ringset toetust ja tuge, mida meil täna ei ole. Ja tegelikult on väga raske leida lahendusi nendele inimestele, siis, kes näiteks vajavad varjupaigateenust või öömajateenust ootamatult. Et praegusel juhul me olemegi neid olukordi lahendanud tellides teenust sisse Tallinnast, Haapsalust, aga teiselt omavalitsusest järjest vähem tahavad neid teenuseid meile pakkuda, sest neil on endalgi abi vajavaid palju. Huvitav, kuidas vanasti siis asi, mitte päris vanasti, aga ütleme, kui seda kohe hoonet ei olnudki veel plaanis ja nagu sa ütlesid, seda mingid teenused ei pakutudki üldse, kuidas need inimesed siis elasid? No nad elavad siiamaani, et meil on täna ka sarnasel teenusel peaaegu 30 inimest, aga olukord ongi selline, et nad on seal pikalt sellel teenusel olnud ja meil pole ressurssi, et tegeleda nende siukse toetamisega, et nad saaksid ise järjest rohkem hakkama. Et eesmärk on selles, et see keskus looks siis inimesele võimaluse, et tal on plaan, kuidas sellest teenuselt välja saada ja ise päriselt hakkama saada. Aga kuidas päriselt olukord on, kas neid inimesi, kes sotsiaalteenuseid vajavad, tuleb juurde või jääb vähemaks?
noh, vähemaks neid igal juhul ei jää, sest et jah, vähemaks neid ei jää. Pigem võiks öelda, et tuleb juurde, et ja need probleemid on ka ikkagi muutumas ajas järjest keerulisemaks. Aga mis sulle tundub, et kas neid inimesi tuleb juurde sellepärast, et nad nagu on leidnud selle koha üles, kus abi saab, või siis neid inimesi tuleb juurde, kellel on abi jälle vaja mingil põhjusel, et neid tekib juurde kuidagi või? Ma arvan, et inimesed märkavad rohkem, et nad oskavad märgata, nad teavad, et sellisest, kui on keegi, kes vajaks tuge või abi, et sellest inimesest tuleb anda teada ja on võimalusi, mis siis neid inimesi võiks aidata. See on pigem positiivne siis, kui niipidi asjad on, et nad pigem leiavad siis tee õigesse kohta. Mis siis seal, noh, ikka peab rääkima, mis siis need valupunktid on või mis need pahad lood seal teie piirkonnas praegu on, igasugused ülemaailmsed jamad ja kriisid ja meil siin ka kallim elu ja muud mured mõjutavad kuidagi ka kogu seda pilti sotsiaalvaldkonnas. No võiks öelda, et igal sihtgrupil on omad mured, eakatel on üksindusega seotud mured, tööealistel vaimse tervisega seotud mured, lastega peredel on siis vanemlike oskustega seotud väljakutsed. Et õnneks meil ei olegi praegu neid alaealisi, kes on siis Eestisse saabunud, need on hoopis teiste valdade mured, siuksed ülemaailmsed mured, aga omamoodi neid olukordi ja probleeme ikkagi jätkub, millega me siis tegeleme. Kuidas nende probleemidega tegeleda on? Mulle tundub praegu, et see on selline nagu lõputu töö või nagu ise mõtle, kui ma paneksin olukorda ennast, millesse ma tegelikult ei oskagi ennast panna, mul lihtsalt tundub nii, et sealt tuleb nagu kogu aeg lihtsalt mingit probleemi ja neid probleeme nagu ei saagi lihtsasti lahendada vahest. Me tahaks nagu, et probleem, lahendus, aga need probleemid on vahest sellised, et ei saagi midagi teha või leiab ikka alati mingi lahenduse? No mõnikord see juhtum ongi ikkagi lapse mõttes terve tema lapse ea, aga... See võib olla sünnist kuni selle hetkeni, kui ta saab täisealiseks. Me toimetame selle perega, tegeleme nendega, abistame last ja proovime leida lahendusi, aga tihti peale on ka see, et käed jäävad kuskil kohas lühikeseks ja ka teatud mõttes annab seadusandlus meile piirid ette, kus maalt me saame teha. Sest et kui me võtame siia näiteks mõne murekohaks selle, et laps ei taha minna kooli, siis meil kellelgi ei ole õigust võtta seda last vägisi sülle ja viia teda haridusasutusse. Tihti on sellist tunnet, et seadused on muidugi inimeste kaitsmiseks ja korra tagamiseks ette nähtud, muidu riik ei toimi, eks ole, aga tihti tuleb selline tunne, et kui nüüd, miks see seadus nüüd, see on nagu jalus kusagil, et tahaks kuidagi asja ära lahendada, sa tead juba tegelikult ise peas, kuidas selle saaks korda, aga ei saa, sellepärast, et seadus on ees, mis ei võiks nagu seal olla eriti. No kas ma just niimoodi otsest näidet oskan tuua, aga kindlasti on olukordi, kus mõtled, et okei, et kui see seadusandlus annaks nüüd natukene suuremad võimalused näiteks kas või lastekaitsespetsialisti kätte, siis oleks mul võimalus aidata seda pere või noort või keda iganes rohkem. Aga kuna kuskilt maalt tuleb piirid ette, siis ei ole võimalik seda teha. Ehk siis täna on näiteks, kui me räägime alaealistest, kõige suurem õigus on ju lapse vanemal. Ja nii ka, kui neid õigusi ei ole ära võetud, ei saagi tihti üle lapse vanema astuda, kui siis ainult läbi kohtu. Ikka kipub kogu nendest õigustest jutt tulema, aga kohustusest nagu väga tuleb. Lapsevanemal on kohustused ka minu arust, aga neid ei saa siis kuidagi reguleerida. No eks ikkagi me reguleerime ja suuname ja toetame kogu seda vanemlust erinevate koolituste ja nõustamistega, aga vahel on ka see, et sellest ei piisa või see vanem ta ei võta seda omaks, ta ei suuda seda omastada. No seal võivad olla erinevad probleemid, seal võivad olla sõltuvusprobleemid, seal võivad olla alkoholiprobleemid, seal võivad olla vaimse tervise probleemid, mis iganes, et ta lihtsalt ei suudagi seda võtta ja sel hetkel ei jäägi lõpuks enam muud üle, kui on siis vajalik sekkuda vanemlusse ja pöörduda kohtu poole. Mõni seadus siis teeb võib-olla töö keerulisemaks või bürokraatiat juurde või ei saagi nagu võib-olla mõnda probleemi sellist spetsiifilist lahendada, sellepärast et
kuidagi seadusi luba, aga teises mõttes, kas see kogu see süsteem, sotsiaalvaldkonna süsteem on üles ikkagi ehitatud kuidagi nii, et teie töö on selles mõttes lihtsam, et teil on ees, mis te teha saate ja mis te teha ei saa, et nii-öelda, et ei saagi ja ei peagi kõike ise välja mõtlema kogu aeg, et kuidas nüüd ja mismoodi teha. Et süsteem on selline korralik ees, selline struktuur, et kõik toimib nagu ilusti. No, põhistruktuuri annab ikkagi seadusandlus, mille järgi me töötame kõigepealt ju põhiseadus, sotsiaalhoolekande seadus ja lastekaitsega lastekaitseseadus ja noh, kõik need teised seadused veel sinna ümber ja valdade enda määrused, mille alusel me töötame ja see annab meile ette raamid, kuigi vahel tahaks neid raame painutada. Kuhu poole? Sinna poole, kus just vaja on. Suuremaks või teisele poole või väiksemaks? Lapse poole. No ikka lapse pool, no kui mina räägin ju lastekaitse vaateväljast, siis ikkagi nagu lapse pool, et last sellest olukorrast nii-öelda jutumärkides päästa või siis abistada seda pere või seda last, sest et lastekaitse ei tegele ju ainult lapsega, ta tegeleb ju perega ja selle võrgustikuga seal ümber. Siis, kui nad on nõus, et nendega tegeletakse? Jah, on olukordi, kus ei olda nõus, aga tegelema peab siiski, sest et lapse õigusi me peame kaitsma. Aga otsustab lapsevanem, mis ikkagi saab lõpuks. See läheb keeruliks. See läheb, jah, ütleme, see on selles mõttes, me peame lähtuma seadustest, mina töötan seadus on nagu minu ees ja ma pean selle alusel töötama, aga me anname siis seal keskel nagu oma parima, et kaitsta seda last ja ka tegelikult seda pere, sest lapse parim koht kasvamiseks on ikkagi tema enda kodus oma vanematega. Et noh, kui ma siin ennem rääkisin ka, et kohtu poole pöörduda, siis tegelikult on see ikkagi kõige nagu viimane meede. Kõlab, ma olen selle jutu viinud niimoodi morbiidseks siin juba, et küll on pahasti ja kõik on halvasti, aga siis on või ei olegi hullu nüüd nii väga või? Kuidas tundub, ma ei tea millega võrrelda muidugi hullu või mitte hullu, aga kuidas see tegelikult näitab? On ju sotsiaaltöös üldiselt kui ka lastekaitsetöös on tõusud ja mõõnad. On neid hetki, kus on väga keerulised hetked ja väga tõsised juhtumid, aga on ka neid, keda saab ka vähe lihtsamalt abistada, nõustada ja tegelikult on seal näha ka häid tulemusi ja see toob rõõmu. Milline see igapäevatöö sul siis välja näeb näiteks homme? Ma olen hästi palju neid küsimusi küsinud inimeste käest, kelle töö spetsiifikast ma aru ei saa, mida nad siis iga päev teevad, nagu tulevad hommikul tööle, mida nad teevad siis? Jaa, selles mõttes, et ega ametnike kohta räägitakse ikka, et nad käivad ainult kohvi joomas ja kringlit söömas. Ma seda ei mõelnud, et nad ei tee midagi, mul pole aimu ka, mida nad teevad. Ja ma räägin lihtsalt neid stereotüüpe, mida räägitakse, eks ju. Aga suures plaanis algab minu tööpäev ikkagi sellega, et kui ma istun kontorilaua taha, ma teen lahti meiliboksi ja vaatan, mis seal on toimunud. Ja lisaks on mul ka olemas igapäevane kalender, kuhu ma olen juba ette planeerinud mingid tegevused. Täna olen siin, pärast on veel mitmed kohtumised, dokumentatsioonid, abivajaduse hindamised, koostööd, võrgustikud, et tegelikult on see hästi laialdane ja hästi keeruline on selgitada ühte oma päeva. Ma võin planeerida ühte, aga lõpptulemus võib olla hoopis midagi muud, sellepärast, et kui mul tuleb SOS juhtum või SOS mingisugune asi, siis ma pean reageerima kohe ja lükkama kõik muu kõrvale. Töö on nagu siis meeldib ja põnev selles mõttes? Töö on põnev, tihti ka stressirohke, aga samas toob ka rõõmu, kolleegid on toredad, me toetame üksteist. Ma just sellepärast küsisin, et vahel kui inimesel on mingi oma põhjus, miks ta midagi tegema läheb, sul oli ka, eks ole, et kodus on ka erivajadusega laps on ja teema on tuttav, et ajaks ka seda asja, siis mul tekivad kohe need paralleelid, kuidas mõni selline inimene, kes ei ole poliitikaga absoluutselt seotud, aga ei tea nagu võib-olla sellest spetsiifikast midagi, see on ka natukene seotud ikkagi vallatööga ja bürokraatiaga, eks ole, et läheb nagu tööle seda asja ajama, et nüüd lähen teen ja siis tuleb bürokraatia ja igasugune muu majandus vastu, et sa lihtsalt saagi midagi teha ja ei tahagi enam teha. Bürokraatiat ja paberimajandust on ka ikkagi sotsiaaltöös väga-väga palju erinevat aruandlust. Meid ju kontrollib Sotsiaalkindlustusamet, et see kõik peab olema ikkagi ka korras kõige selle keskel, et ma soovin suhelda võrgustikuga, lapsega, vanematega, kolleegidega, et seda kõike peab jõudma. Vahest on tunne, et 24 tunnist on vähe, aga seal keskel peab jõudma ka ise puhata.
jube lihtne oleks abivaja, noh, kui sa hindad ära, et inimesel on abivaja, võtad ta nii-öelda natipidi, tood sinna, kus vaja on, annad talle need teenused, mis tal vaja on, ei küsi midagi, panete sinna ja teed asjad ära ja ongi kõik, eks ole, aga asjad käivad teistmoodi. Inimest saab ainult siis aidata, kui ta ise seda soovib, eks ole, kedagi ei saa vägisi kuhugi viia ega midagi talle teha, eks ole. Mismoodi siis need inimesed lõpuks sinna teie juurde üldse jõuavad need abivajad? Kas te ikkagi otsite neid ise, kaardistate ära, pakute või siis tuleks ukse taha, et nüüd on küll pahasti, et nüüd oleks vaja midagi ette võtta? No enamasti jõuavad inimesed meieni läbi siis koostöövõrgustike, politsei, Sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefoni, koolide, lasteaedade või siis tõesti, et inimene ise pöördub meie poole või siis tema lähedane või siis see, kes on suure hoolduskoormusega isik ja vajaks selles osas abi. Et aga neid variante on erinevaid. Ma võin öelda, et kõige rohkem teateid täna Kohila vallas tuleb kindlasti politseilt ja lasteabi telefonilt. Aga lastega on siis sellised lood, et tuleb teade, sina võtad siis ühendust, ütleme, ma ei tea, kas sina vist ise võtad ühendust selle perega, kui seal on midagi vaja helistada ja kui nemad vastavad, et ei, aitäh, meil ei ole teie teenuseid vaja, meil on kõik hästi, siis sellega ongi kõik. Kindlasti mitte. Mis sa veel teha saad siis? Selles mõttes, et eks need teemad ja need, mis tulevad läbi lasteabi näiteks on erinevad. Et kas seal võib juba olla taga mõni vägivald või koolikohustuse mittetäitmine või vaimse tervise mured. Tihtipeale võivad need olla kombineeritud, et seal ei ole ainult üks mure, siis me ikkagi püüame vanemaid nii palju nõustada ja jõustada, et me saaksime ikkagi sellest teemast rääkida ja ka lapsega vestelda, et on vähe neid peresid, kelleni me ikkagi ei jõua. Üldjuhul ikkagi jõuame ja me saame vähemalt selle esmase vestluse teha ja ära hinnata selle olukorra. Ja kui nad ikkagi näevad, et sealt vallast ei tule mingi kole koll ametnik, kes tahaks kohe lapsi ära võtta, siis nad ikkagi teevad koostööd, sest lastekaitse maine on endiselt see, et lastekaitse tuleb lapsi ära võtma. Aga tuleb sellega ka tegeleda vahest? On juhtumeid nagu tihti või kas üldse on väga... Eraldamisi selles mõttes perest, jah. Olen seda oma karjääri jooksul teinud mitmeid kordi, nüüd õnneks juba ega ei ole pidanud, aga ära iial ütle iial ja kui on vaja ikkagi lapsed keerulisest olukorrast päästa, siis see meede tuleb ette võtta. Aga nagu ma ütlesin, see on kõige viimane meede. See ei ole mingi tore olukord vist lastekaitseametniku töös? Kindlasti mitte. Siis ei saa kella 5 tööpäeva ära lõpetada ja rahulikult kodus? Ei, on jõutud koju ka kell 12 öösel, nii et see ei ole midagi uut. No pigem vähe ikka nagu on selliseid asju ja vähemaks jääb loodetavasti. Ei saa väita. Ei saa väita. No loodame siis vähemalt. No me kõik väga loodame, sest nii nagu ma ka enne ütlesin, siis lapse parim koht kasvamiseks on ikkagi oma vanematega ja oma kodus. Mis uued mured siis seal nagu peredes on, et sellised tavapäraseid, me eks teame, kui lapsevanem on, ma ei tea, alkohoolik või seda on juba aastakümneid kuuldud. Aga näiteks igasugused muud uued teemad, mis see kõige suurem mure võiks olla, ma ei tea, kas nutisõltuvus või koolikiusamine või siis ma ei tea, et vanemad lihtsalt ei tegele, käivad tööl või on ka kuskil mujal. On jäänud midagi silma, et mis asjad nagu hakkavad pinnale tõusa, mingid uued mured? No kõik see, mida sa juba nimetasid, on ka väga pinnal, aga nii nagu ka eelnevalt sai räägitud, siis ütleme kõikide nende kriiside ja asjade tulemusel on ikkagi väga tõusvas trendis ja väga palju märgatav vaimse tervise mured nii vanematel endil kui ka lastel. Ja sinna hulka muidugi ka see, et meie maailm on nii kiire, meil on kõigil kogu aeg kiire, teeme kiire, tõuseme hommikul üles ruttu, aga seda mentaliteeti, et okei, et aga kui ma olen juba hiljaks jäämas, aga kui ma nüüd annan selle 5 minutit selle ise endale või lapsele, mis siis juhtub? Pole praegu muidugi kellegi käest siin küsida, aga huvitav, kus vanasti siis asi käis? Kas siis oli aega siis huvitav? Okei, nutisõltuvust ei olnud, aga kas siis rahulikult mindi tööle, jäeti hiljaks rahulikult, kõik oli sen. Ma olen vanasti vist 30-40 aasta tagasi, mul tundub, et oli ka võib-olla samamoodi või siis ei olnud. See on muutunud nüüd kiireks. No kuidagi nii on nagu juhtunud jah, et kõigil on kogu aeg kiire,
ja meil on kogu aeg vaja kuskile minna, meil on vaja kogu aeg mingisuguseid asju ajada. Meil on, inimesed ei käi alati just kodu lähedal tööl, inimesed sõidavad vahest tund või rohkemgi tööle ja seetõttu meil on vaja aja peale minna ja me peame sinna jõudma, me ei tea, kas meil on ummikud ees või meil ei ole, on ju. Me peame õigeks ajaks lasteaeda jõudma, sest et söögiaeg on siis ja kui me sööma ei jõua, siis äkki saagi süüa. Huvitav, kus see tasakaal on? Inimene on loomu poolest laisk, ma olen aru saanud, et kui talle ülesanded ei anna, ega ei teegi mitte midagi lõpuks, siis on järgmine probleem käes. Mida on tegelikult siin palju näha ka juba, et just vastupidist ka, et ei ole seda sundi võib-olla enam ei sunnita näiteks noori tegema midagi, vaid neile antakse lihtsalt mingisugused vabad käed, millega neid ei oska üldse midagi peale hakata ja siis nad lihtsalt ongi pilla-palla. Nemad sellest süüdi ei ole, aga nii lihtsalt on läinud. Et ütleme, tasakaal on, siis tegelikult ju peakski natukene nii-öelda hoogu sees olema. No eks mingil määral on ka see, et mina oma lapsepõlvest näiteks ei mäleta seda, aga tänapäeva lapsed teevad väga hästi oma õigusi, aga nad ei tea oma kohustusi. Ja lapsevanematega on sama lugu, ma arvan. Ja siis, aga lapsed ütlevad väga selgelt, et aga kui sa mind sundima hakkad siin, siis ma kaeban lastekaitsele ära, et sa lööd mind. Näiteks. No, et mis siis saab? Selliseid olukordi on, ma olen aru saanud. No, ütleme nii, et neid on olnud üksikuid, millele mina olen siis peale sattunud, et ütleme, seal on olnud mingi jutt, laps räägib midagi, aga lõpptulemusel tuleb välja, et tegelikult ei ole midagi olnud ja laps lihtsalt jonnis vanemaga näiteks. Vot, siis äkki jõuame sinna, et kuhu me siis oleme oma asjadega jõudnud, nüüd ma hakkan sellist võib-olla mingit vanakooli mehe juttu rääkima, aga kas nagu liiale ei lähe need õiguste andmised ja igasugused nii-öelda, aga ma ei tea, ma siin öelda nunnutamised, aga lihtsalt iga mure kuulamine ja iga mure lahendamine ja proovida kogu aeg lahendada mingisuguseid noorte või laste muresid, mida nad võiks hoopis ise lahendada, ise hakkama saada, sest mida rohkem sa nende asju ära lahendad ees, seda vähem nad ise neid kunagi üldse lahendavad. Mul on selline tunne lihtsalt jäänud, et kuidas sa eraldad nüüd lastekaitsena selle, et ta on kuidagi, ta ei saa päriselt hakkama või tal on vaimne probleem või ta lihtsalt jonnib või siis on selline teismeline ja ajab oma teismelise sellist jauramit, nagu ikka me kõik oleme ajanud. No sellega on ju nii, et lapsed suurema osa oma päevast veedavad haridusasutuses. Väiksena lasteaias ja suuremana juba koolis. Ja tegelikult on nende ümber päris suur võrgustik, kes õpivad seda last paremini tundma ning näevad ka tema arengut ja seetõttu ka siis erinevaid märke, mis lapsega toimuvad. Ja tihti nad lahendavad või proovivad lahendada neid juba haridusasutuses sees ja vajadusel siis, kui nad ise enam ei saa või tunnevad, et see on suurem mure, saavad kaasata lastekaitse. No jah, see on see sama lugu, et ega seal koolis õpetajatel kerge pole, nad peavad nüüd peale õpetamise igasuguseid muid tegevusi tegema, pluss neil on ka siis vähem õigusi seal midagi ise korraldada või korrale kutsuda või ja lõpuks on ikkagi lapsevanem see, kes selle lapse valmis kujundab või tema suhtumise, mul tundub nii. No ega me saagi ju vanemlikke õigusi panna või vanemlikke kohustusi panna ju teistele inimestele, et vanemana sa ikkagi vanemad vastutad. Ise kipuvad neid vanemliku kohustusi teistele panema, ma olen viimasel ajal märganud. No eks nad aeg-ajalt üritavad, palun võtke see laps ja tehke ta korda, et me saaksime eluga edasi minna, aga ikkagi vanemale selgitades me jõuame ikkagi konsensusele ja teeme koostööd. Väga kena kuulda. Kohila vallas, kuidas asjad käivad, kas on seal mingisuguseid eripärasid ka, et sotsiaalprobleemid on võib-olla teissugused kui mõnes kohas, mis on pealinnast kaugemal? No Kohila vald selles mõttes see asukoht, ma arvan, on pigem meile ressursina, et me saame kasutada Tallinnas asuvaid teenuseid, Tallinnas olevaid võimalusi, et noored käivad Tallinnas koolis, vajadusel saab minna arstile või mingit muud avalikku teenust tarbima Tallinnasse, et mina leian, et asukoht Tallinna lähedus on Kohila valla elanikele igati kasuks ja need probleemid, ma arvan, üldiselt need on igal pool samasugused, lihtsalt inimesed on erinevad. Et kas kuidagi probleemid ei vähene seoses linna lähedusega, seoses elatustasemega, seoses hariduse tasemega, mis seal Alevis siis või linnas on, et on see kuidagi niimoodi seotud? Inimeste hariduse ja elatustasemega, siis seega see on ka omavahel seotud.
mul mingit väga kindlat siukest teaduslikku vastust siin ei ole anda, et ma ei hakka oletama, et ja ise olen eelnevalt töötanud Rae ja Harku vallas. Et pigem näen, et need probleemid on igal pool samasugused, lihtsalt võib-olla siis siuke tasakaal on erinev, et Harkuga võrreldes või Raega võrreldes on siin siuke eakate osakaal suurem rahvastikuga hinnates, aga probleemid on ikkagi ühesugused. Mul on tundub, et päris paljud inimesed ei teagi, palju neil igasugust abi on võimalik saada. See on juba aastate jooksul tänu oma tööle teada saanud, et tegelikult pakutakse riigi poolt ja valdade poolt erinevaid igasuguseid toetusi, kui vähegi nagu põhjust on, siis tule ja küsi, eks ole. Et näiteks see sotsiaalvaldkond ka, et see ei ole lihtsalt nende inimeste jaoks, kes on, ma ei tea, kuidagi elu hammasrataste vahele jäänud või vaid ka nende jaoks, kellel on ajutiselt midagi, mingi probleem. Muidu on nagu täisjõus inimesed ja käivad ilusti tööle, aga no juhtub, eks ole. On sulle selle pealegi võib-olla, et kuhugi pöörduda, võib-olla on see mingi vale häbi ka juba, et mis ma nüüd sinna valla käest lähen küsima, aga tegelikult variandid on ju olemas. Tuleb selliseid inimesi ka ikka, kes on nagu teadlikud, mis nad, kuidas neid aidata saaks tee. No ikka tuleb, aga ma võin öelda, et ka et sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad teevad siis tegelikult palju tööd selle nimel, et kui keegi tuleb ja küsib mingisugust teenust ja siis hindamise käigus võib selguda, et see teenus, mida inimene küsib, ei ole just see, mida ta vajaks, et siis nõustutakse ja juhendatakse siis, et mis tuleks siis teha, et jõuda selle õige teenuseni ja mida see tähendab päriselt. See hindamise metoodika on ka selline sinu jaoks nagu hea jah, et sellega suudab ikkagi eraldada abivajajad, mitte abivajajatest, ütleme siis nii. Igal juhul on see vajalik, et mingisugust süsteemi on vaja selleks, et mõista või teada siis, mida peab töö käigus tegema, et pigem ma arvan, et see on meile kasuks. Ja need juhendid ja ma ei tea, standardid, mis riigi poolt on loodud, need igati aitavad siis töötajaid. Ja see paberimajandus peab tegelikult siin kuklase seaduses kogu aeg olema, aga samas sina pead minema ikkagi perega rääkima nagu silmast silma, et neil tekiks, nagu sa just ütlesid, usaldus ka, eks ole, mitte lihtsalt need ütleb ametnik ja näed allkiri siia ja olgu need asjad tehtud, eks ole, päris selline keeruline seda tasakaalu võib-olla siis leida või ei ole? No ütleme, et eks aastatega on midagi siia kahe kõrva vahele jäänud ka, et ei pea alati seadust üle lappama. Muidugi, kui tekib küsimusi vanematel, et kuidas see asi ikkagi on, siis on minu võimalus alati öelda, et ma tänan küsimuse eest, ma kindlasti vaatan seda järgi ja saadan teile näiteks e-postiga või siis järgmisel kohtumisel kindlasti selgitan selle üle. Ja nagu võib-olla siin see ka, et tegelikult neid koolitusi, infopäevi ja selliseid nõustamisminuteid või tunde, mis riik välja pakub, meile on tohutult. Et pidevalt osaleme siis täiendkoolitustel ja infopäevadel selleks, et olla kõigi uute seaduse muudatustega kursis ja osata neid siis õigesti rakendada. Ja tõesti, kui me ise ei oska, siis me pöördume ka Sotsiaalkindlustusameti poole, küsime, et kuidas siis selles olukorras toimida. Ja tegelikult on ka meie naabervaldade kolleegid, kellega saab alati vestelda. Äge, kooli kiusamisest pole veel rääkinud, kodudes käid, eks ole, nõustamas koolis, ma ei tea, koolis siis käib ka lastekaitsetöötaja või ma ei kujutas ette, et õpetaja peab veel sellega ka, eks ole, tegelema, et mingit kooli kiusamist lahendama, et kas seal asjad koolis on nagu selline eraldi koht, kus ei saa nagu seda kuidagi kontrollida või see on ka sinu töö seal ka käia? Kui me räägime nüüd kooli kiusamisest, siis tihti on koolidel olemas eraldi programmid selle jaoks, millega nad siis toimetavad, näiteks Kohila gümnaasiumis ma tean, et on Kiva programm, mis on siis kiusamisest vabaks, aga jah, tõesti käin koolis, vahest satun sinna väga tihti, juba tuntakse ära, teatakse juba, kes tuleb, aga seal taga on ikkagi võrgustiku töö ja vajadusel kaasame ka muid nõustajaid, spetsialiste, vajadusel ka politsei, saab kaasata, ütleme, konflikti vahenduse, mis on Sotsiaalkindlustusameti poolt, et leida siis see punkt üles, kuidas toetada seda olukorda, et ei oleks kiusamist, kuigi ei ütleks, et see on kuidagi aastatega vähemaks jäänud. Pigem on nii, et kui me seda koolis ei tee või see koolis ei ole märgatav, siis me teeme seda internetis.
ja see jätkub. Et kui kunagi meil internet ei olnud, me läksime koju, siis keegi meid kodus enam ei kiusanud, siis nüüd see jätkub läbi veebi. Tahtsin just küsida, et mis metoodikad siis selle jaoks on, teie neid just arvatavasti välja pole mõelnud, eks ole, mis reeglite järgi te käitute, ma ei tea, kus need reeglid tulevad. Ühtset juhendit sellist ei ole, et ma ei tea, et kiusamisjuhtumi puhul teed ABC, et sa ikkagi ise omast kogemusest ja teadmistest. Sa ikka saad nii teha. Ja sa saad teha erinevaid lahendusi, et ühe juhtumi lahendamiseks on sul, ma arvan, 10 võimalusi ja sa siis selle hindamise käigus leiad selle kõige tõhusama variandi. Aga kuidas siis tundub, et ma ei tea, sa nagu ütlesid ka juba, aga kas siis nagu seda väheneb nagu seda kooli kiusamist ja kas see metoodika töötab või see tore, see kivakleps on lihtsalt ukse peal ja me oleme nüüd siin kiusamisvaba kool ja sellega nagu asi piirdub? Ei oska nagu nii täpselt öelda, seda kindlasti oskaks mõni kooli esindaja paremini väita, et kui hästi neil see kiva seal toimib, kindlasti see toimib, ma ei ütle, et sellised asjad on niisama olemas, aga on ka selliseid juhtumeid, mis vajavad tõesti juba ka lastekaitse ja politsei sekkumist. Et leida seal siis parimaid lahendusi ja vajadusel pakkuda siis nii-öelda haiget saanud poolele ka mingisugust tuge ja tegelikult ka sellele, kes siis see kiusaja oli. Kõlab ikkagi see nagu parem variant kui see, mis vanasti oli, kus ei olnudki midagi, et seda tuge on ikka kõvasti, et juudest ikka ükskord mingit kasu ka on ja praegugi on arvatavasti. Kui juba ühel on, siis on juba hästi. Kui meil on olemas ikkagi võrgustik, kes sellega regulaarselt töötab ja teeb märkamisi, sest ma sain aru, et ikkagi kivaga tehakse ka selliseid klassijuhatajatunde, ikkagi seda infot antakse kogu aeg, aga nagu ma ütlesin, kui noored soovivad kiusata, siis nad teevad seda ikka. Jah, ma mäletan, et ma sain koolis tutistada õpetaja käest, enam vist ei saa. Aga ma nüüd ütleks, ma sellest mingit traumat ka oleks saanud, aga üldiselt need ajad on nüüd möödas, et asju aetakse teistmoodi. Saate alguse poole rääkisime sellest, et inimesed muuhulgas siis annavad või võiks anda ka teada sellest, kui kellelgi on mingi mure ja nii need inimesed ja abivajajad siis nagu vahest välja kooruvadki, et keegi annab teada, et ta teab kedagi, kellel oleks vaja abi, eks ole. Kus see privaatsuse teema seal inimese jaoks, kui me räägime näiteks, kes kuulab praegu ja räägime sellisest inimesest, kes nagu tahaks võib-olla teada anda, aga mõtleb, et äkki ikka ei peaks või kas see minu asi on või äkki on pärast pahandusi hoopis. See mentaliteet on tegelikult päris suur endiselt, et aga mis ma sinna sekkun ja mis mul ikka öelda on ja kuidas ma lähen teiste pereelu torkima. Pärast saadame lastekaitseametniku ilma asjata teistele peresse, siis on silmad ja täbi täis. Muidugi on olnud ka selliseid üksikud juhtumeid, kus on lihtsalt paha pärast saadetakse lastekaitse. Et aga neid tõesti ei ole enam nagu palju. Võib-olla mujal maakondades võib seda rohkem olla või valdades, aga meil võib-olla on olnud üksikud. Aga ikkagi me teeme seda teavitustööd, me üritame seda infot kogu aeg edasi anda, et kui sa ikkagi näed, et olukord ei ole nagu hea, siis ütleme see samane lasteabi teavitus on alati võimalus, siis seal tagatakse sinu anonüümsus või siis otse lastekaitse poole või ikkagi pöördumine, et ja ise tasuks mõelda, et kas ma nagu teen seda sellepärast, et mul on uudishimu või siis teen sellepärast, et ma olen päriselt selle inimese pärast mures. Et kui sul tekib see tunne, et ma ikkagi olen mures ja see asi, mida ta kogeb või see, mida ma näen, ei ole õige, et siis tuleb teavitada. Kui me räägime nüüd sellistest vanematest inimestest või eakatest, kes võib-olla elavad üksipäini ja kõrvalt vaadates tundub, et neil on nüüd küll kiiresti abivaja, kui nad tihti tuleb välja, et ärge torkige meid, ma saan rahulikult ise hakkavad, mis te must siin tahate, eks ole, mismoodi siis peaks käituma, kas peaks igaks juhuks sotsiaalametisse nagu helistama või ühendust võtma või peaks selle inimese käest ise ikkagi küsima minema ennem, et on abivaja või ei ole? No küsida võib alati, aga siin ongi see, et kui sa ikkagi ise tunned muret selle inimese toimetuleku pärast, siis tuleks anda teada. Ja siis juba spetsialistid saavad otsustada, et kuidas seal toimida tuleks. Antakse siis teada ka? Antakse teada. Ja on põhjendatult antud teada? Ja mina võiks öelda, et põhjendamatuid teateid meil pole tulnud. Kõik on ikkagi olnud väga põhjendatud teated.
et teateid tuleb palju. Huvitav, palju neid veel peidus on neid inimesi, te olete selle peale mõelnud, et kes teieni ei jõuagi, nad on kusagil. Ütleme, nemad jõuavad siis sinna Taavi Libe saatesse näiteks või kuskile Postimehe esilehele, et näete, vald ei olegi mitte midagi teinud ja näed, aastaid juba elab siin kuskil puukuuris, kuigi tegelikult võib-olla me oleme juba seal korduvalt käinud, korduvalt inimest proovinud veenda, proovinud aidata ja näed, me ei saa ju vägisi inimest ära viia, on ju. Kas teil on selliste sündmuste peale juba selline paks nahk kasvanud ka, et ma vahest vaatan ka neid Taavi Libe saateid, omal ka lähevad nukid valgeks vahest, kui mõtled, mis jura nad sealt suust välja ajad, aga teil vist juba jookseb selline nii-öelda rumal jutt külje pealt maha. No, pigem on see, et ega keegi ei soovi, vähemalt mina ei soovi küll selline avaliku telekanali vaatevinklisse sattuda, et igaüks soovib kaitsta oma privaatsust, aga kui see peaks juhtuma, siis meil on juba teada need toimimismehhanismid, et kuidas siis selles olukorras toimetada ja hiljem siis tegeleda sellega, et kuidas tulla toime, et ma seal ekraani peal olin. Aga lapsed ikkagi, sa oled ka kindlasti mõelnud, et palju neid veel huvitav on, kellel tegelikult oleks abi vaja, aga ei saagi teada kunagi. Ei ole niimoodi mõelnud, et kus neid üles leida või on nad kõik ikkagi leitavad kuidagi? No kuna alusharidus ei ole meil kohustuslik, kui me neid sealt kätte ei saa, siis kooliharidus on meil siiski kohustuslik ja sinna nad peavad jõudma ja see info käib mööda erinevaid portaale, mida siis meil tegelikult haridusnõunik vaatab ja kui see laps ei ole läinud teatud perioodil kooli, see info tuleb meieni. Ehk siis me saame hakata kontrollima, et miks ta ei ole jõudnud haridusasutusse, sest sealt hakkab ju omakorda info liikuma. Et nüüd siis järgnevalt saate te paar aastat nagu lisa juurde, ehk siis vanuse poolest ma saan aru, et nüüd on siis koolikohustus 12. klassini, et mida need 18 eluaastat. Jah, et mida need osad lapsed seal koolis teevad, siis ma ei tea, aga seal nad siis peaks olema igal juhul, sealt saab nad kätte ja. No jah, ütleme 18. eluaastani on nüüd see koolikohustus olemas, ennem oli ju 9 klassi või kuni 17, et jah, kuna tegelikult, ütleme, haridus ma nii palju ju süvenenud ei ole ja mina selle ala spetsialist ei ole, aga olles siis ikkagi näinud seda kõrvalt ja toimetanud erinevate võrgustikega, siis on ju loodud ka sellised lisaastaid ja kutsevaliku aastaid ja et nad saavad siis otsustada, et mida siis nagu edasi teha ja mõnele piisabki sellest aastast ja ta tegelikult on 18 ja siis kas ta siis läheb edasi või ta ei lähe. Et ma saan aru, et riigi mõte oli ikkagi see, et noored läheksid edasi õppima, mitte ei jääks ainult põhihariduse peale. No võttavasti siis toimib. Kuulge, aitäh teile tulemast. Sai siis natukene jutustada ja lasen teid jälle teie töö juurde tagasi. Kohila vallavalitsuse sotsiaalnõunik Angela Põder oli stuudios ja lastekaitse spetsialist Karmen Metsalu. Aitäh tulemast. Aitäh. Aitäh.